ennem kui see osa päriselt hakkab, siis on loosivõitjad teada. Täna on arvatavasti esmaspäev, kui see video tuleb välja. Praegu mul on siin pühapäev, ma olen juba Eestis, aga teeme loosivõitjad selgeks, kes need võitsid, kes need 3 õnnelikut on. Palju õnne teile. Me ei pea selgeks tegema midagi, sest need juba on teada. Ma panen kuskile nimed siia ülesse. Teiega võetakse siis ühendust ja jah, pange külge, nautige, saate pilte teha ilusti, saate ära võtta neid normaalselt. Ja nii ongi, et jah, täna ma kahjuks pühapäev on siin, ma jõudsin alles vara hommikul siia kell 6 kohale, ma olen maganud mõned tunnid ja ma ei jõua pühapäeval seda videot välja lasta, et siis esmaspäev tuleb. Ja nii ongi, vaadake nüüd siis, kuidas ma tulin Hispaaniast Eestisse 3 päevaga, neljapäev, reede, laupäev. No okei, pühapäeva hommik kell 6, no ma sõitsin 3 korda selles mõttes, et 3 korda panin autot tööle hommikul ja õhtul alles kinni. No tankimised ei tule. Et 3 päeva siis võtame nii. Vot, aga jah, vaadake siis. No tere jälle siis. Ma olen natuke siin ära põlend ja haige, et me käisime siin tsiklitega mägedes, kus ma siis suutsin ära põletada end päikesega, rämedaga ja samal ajal järgmisel päeval läksime randa, kus oli räme külm ja ma külmetasin seal ja ma jäin haigeks. Ja et siin on asjad natuke tagurpidi, peaks just olema nii, et käid mägedes lume sees, jääd haigeks, lähed randa, põled ära, aga mul oli vastupidi. Mägedes lume sees ma põlesin ära ja rannasin haigeks. Igatahes hakkame Eestis sõitma, et jah, mul igalt poolt ajab nahka, selleks ma seda juttu rääkisingi, et ära ehmataksin. Et hakkame Eestis liikuma, praegu on kell 9.09, 3800 kilti on sõita ja 35 tundi ja 29 minutit. Et jah, vaatame korra bussi üle, ega siin midagi erilist vaadata ei ole. Mis mul siin kaasas on üldse? Eile tegin burgereid, võtsin kaasa. Seal on üks magusjook, mida ma võib-olla üldse ei joo, võib-olla joon. Põletud sõidu ajaks jalad hakkad alati higistama siin, kui bussis sõidad terve päev ja alatsid jalas. Tossud siis ei ole väga mugav. Talvesaapad või siuksed Eestisse, neid on vaja. Siinpool on veepudel, vett täis seal. Ja noh, taga ei ole midagi, võtsin lastetoolid välja, jope on seal praegu. Seal on mu voodi siis. Voodi on asju täis, siin on magamiskott, tekkpadi ja rohkem ei olegi. Vesi, seljakott. Need on kõik siis näin, mis läheb Eestisse jagamisele. Seal on veel 2 kohta sahtlit täis nänni. Ja natuke võib-olla paistab. Ma võtsin endal tööriista kastid 2 tükki. Sahtlid õigemini võtsin kaasa. 3 sahtlit õigemini, kus on mul siis asjad sees. Ja siin on ka, siin vist ei ole midagi näha, natuke pime. See on ka tööriistu täis, mis ma võtan Eestisse tsikleid remontida. Aga rohkem siin midagi ei olegi. Oleks nüüd tule ka põlema panna, et siin parem näha oleks, aga kellel siuksed asjad meeles on? Paneme nüüd siis, kui on hilja juba. Oot, nüüd on parem näha. Ja kiiveri võtan kaasa ja siia panin motovarustuse, et saaks sõita. Kuskil on saapad ka, ma ei mäleta, kus need läksid. Ja selle võtsin tõstuki ka veel. Noh, mis tõstuk ta on, aga saab tõsta. Vot nii, aga ega rohkem juttu ei olegi. Ma ei tea, palju ma siin filmin. Numbrimärk on endiselt küljes ja vaatame, sõidame Eestisse ja tee peal ma äkki midagi filmin. Ega ma niimoodi kuskil seisma väga ei jää. Proovin suht ühte jutti sõita. Tanklapeatused ja tanklates magamised. Nii kerge ongi. Vot, aga lähme siis. Teeme vahepeal väikse kokkuvõtte ka. Ma olen 2 peatust teinud põhimõtteliselt. Üks oli 400 kildi peal vetsupeatus ja nüüd, palju ma nüüd olen sõitnud siis? 553 kilti, 6 tundi, 19 minutit. Et 10,6 keskmine, just tankisin täis ja läks 10,64 näitab siis äpi järgi, et väga täpselt näitab. Ja no kallis kütus on siin Prantsusmaal. Prantsusmaal on, praegu tankisin 1,89. Osades kohtades on juba 2 euri ka. Et oleks võib-olla võinud Hispaaniast ära tankida, seal kiirtee ääres oli 1,5 oli siuke normaalne. Ja jah, siin ma proovisin korra, tegelikult läksin kõrvale ka mingi väikses linna, aga see oli eriti väike linn, kus ma ei leidnud mitte midagi üles. See oli täielik tühjus. Et jah, põhimõtteliselt nii on. Ma lihtsalt sõidan siin.
võime vaadata korra, kas see number on ka alles. Ma tean, et on, see käisi vetsus ja tankimas. Aga siuke kole ilm. Number täitsa küljes. Pole kuskil ära lennanud. Et jah, vihm on põhimõtteliselt kohe, kui ma Prantsusmaale jõudsin, mingi täpselt suht 400 kilti oli Prantsusmaale ja siis sadas ja nüüd on siuke sombune ilm on, et teed on märjad ja asjad. Õnneks ei ole vaja klaasipesu vedelikku kasutada, sest et väike vihmakene on kogu aeg siin peal. Et jah, meil sõita veel siis 31 tundi ja 3272 kilti. Algul näitas saabumisaeg vist 20:44. Ma ei tea, kus siin nii palju nüüd juurde visanud. No ma sõidan 90-ga ka, eks ta arvutab siin, kui ma sõidan 130 alas 90-ga või 94 on, siis sealt see kütuse kulu või see aja kulu tuleb. Vot, aga ma ei näe mõtet sõita kiiremini. Mõnus on rahulikult sõita, ma ei pea kogu aeg kõigist mööda sõitma, ainuke, kellest mööda sõida on rekad ja mul ei ole kuskil nii kiiret ka. Et jah, ma olen kogunud ka siin tšekke ja vaadanud, et tankimine oli 113,99 ja ma sain 60 liitrit sellest. Ja siis kiirteed tšekid on mul siin all veel, et mingi hetk võib vaadata, palju ma kuskil riigis kiirteede maksuma näiteks maksin, siukse väikse kokkuvõtte mingi hetk teha. Vot, aga praegu läitud läksid juba jalga tagasi. Tegin nüüd ma märjaks ka, kui uues käisin. Aga jah, praegu jätkame sõitu, et 6 tundi võiks vähemalt veel sõita, kell saab 4-9 minuti pärast. Et äkki 10-ni pingutab ära, vaatab, kuidas siin on. Hullu ei pane, rahulikult. Vot, sõidame. Õhtu on kätte jõudnud. Tänaseks aitab, ma ei viitsi rohkem. Kell on praegu 11:03 ja ma ei viitsi rohkem. Jah, põhimõtteliselt nii ongi. Ma võin natuke sõidus ka rääkida, ega midagi erilist ei ole. Selles mõttes, et Prantsusmaa on kallis, mõttetu koht. Mul ei ole ta kunagi meeldinud, endist ei meeldi. Et teemaksud nii rämedad, ühes kohas maksin 55 €. Siin tuleb kohe vist järgmine 55 €, sest ma olen siin kiirteel nii kaua juba olnud. Ma olen kuskil Pariisi all praegu. Ja jah, Hispaanias maksin 10-20 € äkki kokku, ma ei tea. Neid vaatab siis, kui ma arvan, sõit on tehtud, siis loeb tšekid kokku ja vaatab, mis siin on. Siit sain kütust 1,7 midagi oli vist. Vaatame kohe, palju siin oli. 1,738. Et jah, kuskil isegi linna juures nägin 1,5 diislit. Aga jah, maad kiirtee ääres on kallis, väga kallis. Mis meil on siin? Veis näitab, kõvasti on juurde tulnud jälle kell 2 põhimõtteliselt siis. Kui järjest lasta, siis ülehomme siis kell 2 hommikul või öösel jõuame. Ja jah, ennem näitas 20:44 äkki. Ja vaatame, paneme korra siit ka. Service overdue. Aga seda ei saa lugeda, sest et ma ei resetinud ära, kui ma kunagi tegin endale. Algu näitas 15 päeva, nüüd on alla tiksunud. Nii, vaatame seda. Palju meil siis tänane siin tuli. Viimane tankimine oli ka 10,6 keskmine näitas, aga siin näitab mul 10,7. 1058 kilti täna, 12 tundi 43 minutit, 83 keskmine kiirus ja 10,7 keskmine kütuse kulu. Põhimõtteliselt ega siin ongi. Vaatame äpist kohe. Viimased 2 tankimist 10,6 ja 10,64. Ehk siis praegu tankisin 10,6, kütuse hind 7,38, 8,90 ehk siis nii, et siin all. Vot nii, et jah, tuletame auto välja, mis ta ikka siin töötab. Niimoodi on. Ostsin endale veel siit väikse saiakese. Sõin tee peal mõnusaid Eesti komme, mis siin autos on. Polegi rohkem midagi söönud täna. Ja kasvatasin üks hetk, panin kõrvaklapid kõrva. Vieta Prod või mis iganes need on. Ostsin endale Hispaaniast. Üksed jumala head. Heli summutavad. Ja need on head. Need on elupäästjad. Ma panengi need laadima siin nüüd hakupanga külge. Sest et see müra, see väsitab ikka lõpuks ära siin sõites. Et jah, see väsitab.
ja 25 kraadis näitab, no mul oli voodis siin padja peal terve sõit, siis oli 24. Ma hoidsin taga, on ka küte seal, ehk samasugune nagu siin on kunagi siis seal meditsiinilises või noh, Rootsis pandud kiirabi üle ja kütsin toa soojaks, kuigi öö tuleb soe, öö tuleb kõige külmem hetk on 10 kraadi ainult, et päris okei isegi, ma arvasin hullemat, Eesti poole hakkab hullem tulema miinused, aga täna tuleb veel soe öö, aga rohkem ei olegi, ma viskan pikali, jään magama. Nii ongi, igatahes, täna päev läbi, homme hommikul vaatame, räägime, mõtleme ja sõidame, midagi muud ei olegi. Davai! No tere hommikust! Jah, öö möödas. Õnneks oli suhteliselt soe. Hommikul hakkas külmem veits, hommikul oli 14 kraadi, kui ärkasin. Aga mitte midagi hullu, et täitsa okei oli täna magada. Ja täna oli veel soe öö, järgmised ööd enam nii soojad minu meelest ei ole. On ikka palju külmemad. Aga eks seda vaatame jooksvalt. Kell on praegu 8.13, märkasin mingi tund aega tagasi umbes üles, õppisin veel siin natuke hispaania keelt. Ostsin paar võikut endale ja jah, ega rohkem ei olegi. Et nüüd on aeg sõitma hakata. Palju meil on? 2700 kilti ja 26 tundi. Et jah, ega see midagi ei olegi. Siin saab elektriautosid laadida, päike juba paistab. Ja siin on tankla siis, vot, siuke väike tavaline tankla parkimiskoht siis nii-öelda. Et ega rohkem juttu ei olegi. Lähme sõidame ja kuskil siis jälle teen väikse jutu, kuidas läks. Vot nii, aga ma panen klapid kõrva, sest seda viga ma ei tee enam, et ma ilma klappidest sõidan. Natuke see nohu on ka, siis see vist mõjutab, ma ei tea, kõrvad lähevad nii kõvasti lukku või siuke eriti tundlikuks lähevad sõiduajal. Vastik on sõita, et siis ma panengi klappidega ülihään. Ma ikka pean neid jälle kiitma, et see helisummutavad klapid autosõidul siin tõmbab selle müra ikka korralikult maha ja päris hea sõita. Saab vaikselt kuulata muusikat või podcasti ja ei pea kõvasti kuulama. Ja kõik väsitab vähem siis. Vot, aga läksime, sõidame. Ja ongi õhtu käes. Ma ei viitsin mitte midagi vahepeal filmida, ma lihtsalt täna ainult sõitsin. Väga palju rohkem sõitnudki, suht sama palju kui eile tuli kokku. Et ma ei olegi veel autot välja sureta, ma just parkisin lõpuks ära õhtuks. Kell on peaaegu 9:30. Ma sõitsin siis täna 1068 kilti, 12,5 tundi. 11,2 keskmine kütuse kulu ja meil on jäänud minna veel päris palju. 17 tundi ja 1700 kilti. Et jah, ma ei viitsi hakata täna siin pikemalt sõitma, sest et ma nagunii homme, ma mõtlesin, ma homse päevaga sõidan nüüd ära, et jõuan öösel vastu varahommikut, siis vastu pühapäeva siis Eestisse, aga ma ei jõua. Kuna Eestis vist tuleb miinust ka nüüd, siis ma ei viitsi hakata öösel seal hullu panema, kus on külm ja märg ja libe äkki. Et võta rahulikult. Ma siis homme veel sõidan terve päeva. Ma arvan, et Poolast äkki jõuaks läbi sõita ja siis on hea. Poola on see kõige raskem koht, kust veel läbi kihutada. Aga mis meil juhtus siis? Maksin veel 108 euri seal Prantsusmaal. Ma olen praegu Saksamaal ilmselgelt, mingi paarsada kilti tegelikult ainult Poolast. Aga jah, 108 euri veel sain maksta. Siis veel viimane maks, mis maksin, oli veel 8 euri nad võtsid mult ja siis nad kohe seal samas tollimaksus pidasid kinni mind. Ütlesid, küsisid, kas sul narkootikume, sularaha üle 10 tonni ja igast asju on autos. Igast teisi küsimusi, siis tule autost välja, mine auto taha, tee uksed lahti, siis nad tegid mul siin korralikult tuuri. 2 naist siin tegid autole peale. Mõtlesin, öeldi taga ukse juures, no mine seisa sinna eemale. Mõtlesin, okei, kus siis narkokoerad on, et miks ma eemal pean seisma. Et jah, ei olnud siis midagi, 2 naist uurisid ja otsisid asjusid. Midagi nad ei leidnud. Tegid mul kiivrile ainult mingid näpujäljed on peale teinud, ma siin vaatasin. Ära rikutud nüüd mul ilus kiiver siin. Ja jah, ega rohkem olnudki. Ja Saksas ka kohe. Siis oli Saksa piiri ületus seal jälle
peeti kinni, küsiti, kus ma lähen, mõtlesin Eestisse, siis nad ei teadnud, kus Eesti on. Küsid, kas see on Saksamaal, ei mõtlesin, see on Balti riigid, ikka ei teadnud. Et jah, mingi noor poiss oli seal, ega ta jah, ei tea vist nii palju asju. Vot, aga rohkem midagi juhtunudki, et sama palju kärutatud jälle, natuke huvitavad ka, et peeti kinni ja sai jutustada seal. Jah, ja see ongi kõik siis, mis meil ikka. Äkki ma ärkan hommikul varem, kuigi vaevalt. Täna tuleb külmem öö, siis ma vaatasin vist mingi 5-6 kraadi öösel. Eilne öö oli vist 10. Vot. Aga pole hullu, küll saab hakkama, ma siin jälle kütsin. Noh, täna on ainult 20 kraadi, eile oli 24 kraadi. Et nii soe ei olegi. Siin on see küte, mis siis meil kütab, puhub siin sooja. Et see on juba varasemalt pandud siia siis Rootsis. Vot, ja nii ongi. Pikali ära. Homme hommikul siis näeb, vaatame, kuidas öö möödus. Tere hommikust siis. Kell on 8:30. Täna magasin isegi veits kauem. Selles mõttes ma tegin silmad küll lahti mingi 6:40, aga jäin uuesti magama. Ärkasin 7:45 ülesse. Et jah, täna oli juba jahedam tunduvalt. Et vahepeal oli, või noh, 8 kraadi oli, kui ma ärkasin. Ma vist öösel, ma ei mäleta, kas vaatasin, äkki oli 7 korra siis. Et jah, magamiskott vähemalt on hea, et seal sees oli mõnus magada. Et see päästis. Selleks ma veel magasingi veits kauem. Aga jah, praegu ei olegi midagi. Kui hakkame sõitma, 17 tundi on sõita ja 1700 kilti. Ops, et jah, ma ei tea, kuna ma jälle hakkasin mõtlema selle peale, eile ma rääkisin, et ei viitsi sõita öösel, kuna on miinuses värk, aga nüüd ma mõtlen selle pealt, et ma ei viitsi magada, kui miinuses on. Et vaatab, mis kell ma kuskil Eesti ligidal olen ja siis ma mõtlen edasi, mis ma teen, kas ma sõidan lõpuni või mitte. Pigem rahulikult lasta lõpuni ära. Aga noh, eks ma vaatan teeolusid ka, et kui väga hull on, siis ei ole mõtet. Siis pigem kuskil ööbida. Vot, aga jah, ega siin rohkem midagi juttu ei olegi. Ma midagi tahtsin veel rääkida, mis ma eile rääkimata jätsin, aga mul läks meelest ära. Mul oli eile õhtul mingi plaan, mida ma vist unustasin rääkida eilises videos. Aga jah, ma ei tea, ju ei ole nii tähtis. Jah, vist ei ole tähtis. No nii, ma olen 2 kilti Poolast. Ja tegin vetsupeatuse veel ennem, sest siin tuli täpselt väike peatusplats. Ja mul tuli meelde, millest ma rääkida tahtsin hommikul. Eile, kui ma hakkasin sõitma hommikul, siis oli mul siuke teema, et auto ei tööda normaalselt. Püsikaga sõites siuke jõnksutas nagu edasi-tagasi. Ja kütusekule oli päris kõrge. Ja jah, jäin mitu korda seisma nendel SOS-aladel, suretasin välja, panin tööle, kiirendas 90-ni ära, siis oli jälle see nagu limp mode oleks. Nii tuld põlema ei löönud, aga edasi käin. Turbot midagi järgi ei tule. Põhimõtteliselt kiirendust enam mitte midagi polnud. Ja jah, siis lõpuks jõudsin kuskil peatusplatsi, võtsin kapoti lahti, aga ennem kuulsin istme all kütusepaagis siuke mingi mullitamine või siuke imelik, see käib. Mõtlesin, okei, no mingi teema kütusega on ja võtsin kütusepaagi korgi lahti, natuke liigutasin seal asju ja oli korras. Et ma ei tea, kas mul oli see kork halvasti jäänud või midagi, aga korda ta sai, et põhimõtteliselt ta ei tõmmanud siis enam paaki vaakumisse, ei saanud kütust normaalselt kätte. Ma arvan, teooria võiks siuke olla, et siis ta ei töötanud hästi. Pärast seda pole enam kordagi probleemi olnud, et ma olen ilusti vaadanud, et kütusepaagi kork läks alati kinni ka ja peale ilusti. Aga ta on siuke imelik, et korgil keskel põhimõtteliselt seda saab vist tankida, et lükkad sealt sisse, siis ta klapp tuleb eest ära, pärast läheb tagasi, et see klapp, võib-olla see klapil oli mingi mustus ees, et ma võtsin selle küljest ära ja siis ma alles avastasin, et seal mingi klapp. Ma ei ole viitsinud uurida seda korki kunagi ja natuke liigutasin seda, võib-olla siis kukkus mingi mustus ära sealt ja korras, et sõidab. Aga nüüd jätkame sõitu, siin on 15 tundi jäänud veel, 2 kilti Poola, 15:37 sõita, 1482 kilti. Võib-olla jõuame Eestisse, võib-olla jõua. Et ilmad on päris halvad seal, miinused öösel, et vaatame.
kuidas läheb. Sõidame. No nii, ma olen Eestis, ma jõudsin kohale. Ega ma rohkem väga rääkida ei viitsigi, et teeb siin selle kokkuvõtte ära, palju ma sõitsin siis täna kokku. Peaaegu 1700 kilti, 19 tundi ja 45 minutit on siis, see võtab siis süüte hetkes, kui süüde sees on. Et selle järgi loeb siis tunde. Et noh, reaalselt ma olen üleval siis rohkem olnud. Et kell on, kell on 6.04. Noh, tegelikult on seda võib õigeks lugeda, sest et tund aega läks, kell liikus edasi. Et kui me võtame nüüd Hispaania aja järgi või siis selle tund aega tagasi aja järgi, siis kell on tegelikult 5. Et jah, oot nii, eks homme, või noh, mis homme, ma lähen magama, ma magan natuke ja siis ma pean video ära tegema selle sama video, mis ma just siin teen. Et siis võtab kokku need asjad ka, palju raha läks ja kõik need asjad. Palju teemaksudel läks. Oot, aga jah, ma viskan pikali praegu. Tuppa voodisse. Mõned tunnid magatud nüüd ja alustame kõige tähtsamast. Number on endiselt küljes. Okei. Täitsa olemas. Siin isegi mingit metallipuru külge hakanud. Auto tuleb. Kes see küll on? Motoraika vehib siin tuledega. Oot nii, aga eks ma filmin siis pärast edasi. Et räige tuul ja torm olid seal, koha ütleks alla ka, noh. Räige tuul ja torm olid Poolas, et noh, seal juba number ära ei lennanud, see oli ikka nii räme see tuul. Tuiskas seal, tuli lund ja rahet ja kõike. Et jah, kui nii pikalt number küljes on, siis tundub, et see ei lenda kuskile. Seal ikka mul auto hüppas ühest tee otsast teise põhimõtteliselt sõidu all. Et jah, siuke sõit oli. Ma mõtlen, mis pärast veel rääkida, nüüd ma hakkan mehega juttu rääkima siin ja vaatame edasi. Jutud räägitud, kõik on tehtud. Nüüd saame vaadata siis siin lõpuasju. Kindlasti mul on midagi vahepeal meelest, millest rääkida, aga pole hullu. Kõige tähtsam osa on nüüd, kus me võtame kokku, palju siis raha läks. Põhimõtteliselt kütuse tšekke ma eraldi hakka näitama, sest siin osad on slottides. Neid hindasid ma ei viitsi ümber arvutada. Ma panen pildid omal sellest Sprit monitorist, kus on siis mul kõik tankimised. Esimene tankimine mul 2. aprillil, sest ma panin 2. aprillil siis õhtul paagi täiesti järjeni täis, et 3. saaks kohe sõitma hakata ilma tankimiseta. Et siis sellepärast on 2. aprillist alates need märgitud. Ja eile või täna öösel siis, täna hommikul, varahommikul, ma tegin, tankisin 100 kilti äkki, ma ei saa vaadata, või saab, aga 100 kilti enne Tallinnat ma tankisin veel paagi järjeni täis, et ma ei hakanud lõppu mingit paarkümmend kilti jätma, et noh, ma ei hakanud seda piiri peal sõitma, et ma panin ääreni veel täis ära. Et sealt või siis, noh, ma ei tea, kas seda 89 eurot seal täies maas arvutada, aga vahet pole, nagunii läheb ta ära selles mõttes. Et panen ikkagi kokku täissumma siis, mis nende tankimiste järgi läksin raha. Aga vaatame siis ülemised, need on siis seal tanklapiletid, neid pole vaja. Ja siin need on all siis kõik kiirteemaksud. Kus me maksime? Hispaanias maksime ja Prantsusmaal. Ja edasi oli tühjus. Saksas ei maksnud, Poolas ei maksnud, Läti, Leedu, Eesti ei ole teie makse. Ja mis me siis saime teada? Nii, 2 tšekki Hispaanias. 13 euri, 13,4 ja 3,06, ehk siis kokku läks Hispaanias 16 euri ja 46 senti. Ja mis meil siin on? Prantsusmaa lihtsalt röövitakse. Siin on 6,50, 6,60, 3, 8,20, 53, 108 ja nii edasi. Ja kokku see summa teeb kõik. 196,60. Ma maksin põhimõtteliselt üle 2 paagitäie, 2,5 paagitäit peaaegu, no ütleme 2 paagitäit kütet, maksin lihtsalt teemaksude peale. Kui palju ma sellega võitsin, ma ei tea, sest et
eks ma jah, ajaliselt võib-olla võidan, aga kui suur see vahe nüüd on, kas see on seda 2 paagitäit väärt või sõidan, kui kiiret ei ole, sõidan mööda kõrvalteid, kus ma siis väldin seda teemaksu, sest et no 200 € on räige raha. Lihtsalt selle eest, et sa saad sõita otse terve aeg ja kiiremini. No võib-olla, ma ei tea, see ma arvan, ikka peab olema kõvasti aeglasem siis minna mööda kõrvalteid, et see tasuks ära end. Aga noh, tagasi teel ma lähen kõrvalteedelt, vaatame, või no ma saan arvutada enne välja. Ta näitab ära juba, kas kui kiire on tollimaksudega, kui aeglane ilma nendeta sõita. Vot nii, et siuke see on päris, jah, ma ei mäletanud, et see nii hullult maksab. Ja Poolas ei olnud ühtegi teemaksu. Ma küll vaatasin ennem, kas kuskil on, sest osadega olen rääkinud, et nagu räägivad, et on teemaksud. Mulle meelde jäänud, et ma ei ole maksnud seal teemakse paar aastat enam. Kunagi neid oli, nüüd on need tollid kinni. Netis on ka kirjas A1, A2, A3 kiirteed maksavad. Aga ma sõitsin mööda A1 ja A2 ka vist. Ja ma ei maksnud, seal olid kinni pandud need maksupunktid. Et ma ei tea, võib-olla ma ei mäleta, kui me tsiklitega Euroopas käisime, siis me sõitsime ju otse lõunasse. Ma ei mäleta, kas seal minu meelest ei olnud ka teemakse. Ma ei mäleta enam nii hästi, see oli 2022 aastal äkki või 23. Ma ei mäleta enam. Igatahes, eks seda võib kommenteerida, kes on maksnud alles hiljuti teemakse Poolas, siis mingitel teedel äkki kuskil on. Vot, aga siukese reis oli. Viimane oli korralik andmine, aga kõrvaklapid pääsid selles mõttes, et ma tundsin, et mul on jaksu ja ma ei ole väsinud nii räigelt, kui ilma klappideta sõites, et see müra on räige, mis seal tuleb ja see väsitab. Seda ei saa niimoodi aru, kui sa alustad autoga sõitmist ja sa sõidad, kogu aeg on see müra ja sul arvad kõrvad ära. Õhtul lihtsalt need kumisevad rämedalt ja on halb olla. Noh, siukse bussiga sõites näiteks. Aga kui sa sõidad terve päev nagu 12 tundi nagu mina, siis kui sa sõidad vähem, siis see tõesti ei mõjuta niimoodi. Aga kui ma need tegin siin 12-tunnised päevasid, järgmine päev klappidega sõidan, õhtul normaalne olla, ei ole peavalu, ei ole seda kuminat kõrvades, mitte midagi. Ja viimane see 20 tundi sõitu samamoodi. Viimase 3 tunni jooksul tegin kohvi ja see oligi kõik, mida mul vaja oli, et ma ei väsin niimoodi ära ja mõnus oli sõita tänu klappidele. Jah, vot. Aga jah, siuke see osa oli. Siin täna on pühapäev, täna ma seda välja ei viitsi lasta enam, sest et õhtu juba hakkab kätte jõudma. Homme siis, või noh, jah, kui video tuleb, siis on võitjad teada. Panen klipis ja kes need võitsid. Ja see tegelikult on vist juba ennem näha. Ma teen kuidagi, ma ei tea, kuidas ma kokku kommenteerin. Igatahes, video sai läbi, ma olen Eestis nüüd mõnda aega. Ja nii on. Davai, tšau siis!